Tervist! Mul on hea meel näha täis saali ja oli ka au kuulata eelmist kõnelejat küll poole pealt ja näha, et tõesti seal ka see küberelement ära mainitud sai. Mina keskendun oma ettekandes teile veidi rohkem siis tänasesse hetke ja puudutan ka siis möödunud aastat 2025 ja seda, mis toimub praegu ja mida me võime oodata siis järgnevatel aastatel. Selle jaoks, et ma saaks seda teile veidi rohkem avada, ma panen ette ka mõned slaidid, millest alustan sellest, et mis asi üldse on Riigi Küberturvalisuse Keskus, et miks meil selline asi on ja mida me teeme. Ja põhimõtteliselt on me oleme seda mõelnud tükk aega, et mis on see moto. Meie moto on see, et me tagame Eesti ühiskonna tavapärase toimimise. Ja kuidas me seda tagame? Tagame läbi selle, et meie ühiskonnas põhimõtteliselt kõik on IT. Et meil ei ole enam teenuseid, meil ei ole enam asju, mis toimiks ilma IT-ta. Ja kõik see IT on veebi tihtipeale avatud ja seda tuleb kaitsta. Seda tuleb tagada, et ta täidaks seda funktsiooni, milleks ta loodud on. Ja loomulikult, kui me seda ei kaitse, siis ta on haavatav, kuna üle veebi on ta rünnatav ja neid tegevusi saab mõjutada. Konkreetselt Küberturvalisuse Keskuse kui sellise, me oleme tegelikult RIA sees oli ta toona siis, kui ma 5 aastat tagasi liitusin, taasliitusin RIAga, olen seal teist korda, siis oli Küberturvalisuse teenistusena olid olemas juba üle dekaadi, aga üle Euroopa hakati sellist kontseptsiooni looma siis riikides nagu National Cybersecurity Center. Eesti sees me väga seda logo ja väga seda nimetust ei kasuta, kuna RIA kui selline on muutunud käibevaraks. Et kui ma 2016 aastal läksin RIAsse tööle rahvusvaheliste suhete juhiks, siis olles selleks hetkeks siis üle 15 aasta töötanud diplomaadina, siis mul sõbrad küsisid, et Gert, aga mis sina üldse põllumajandusest tead? Et sa elad ju Tallinnas ja aga RIA, see huumor võttis nüüd uue mõõtme, kui endine peadirektor Noorma läks Priiat juhtima, nii et saab nagu edasi seda võtta. Aga põhimõtteliselt loodi siis üle Euroopa riikides riiklikud küberturbekeskused eesmärgiga siis keskselt seda valdkonda nii reguleerida, kaitsta, kui siis võtta meetmeid. Ja meie puhul on see siis, ei ole eraldi asutus, vaid on sisuliselt pool RIAst. Ja millest see koosneb? Koosneb hetkel 7 osakonnast, kus on siis seal suurusjärk 120 inimest. Et kui kokku on RIAs 300 inimest, siis väiksem osa on Küberturvalisuse Keskus, suurem osa on siis see riigi infosüsteemide teenistus, mis tegeleb elektroonilise identiteedi, turvalise andmevahetuskihi, riigivõrgu ja kõige muu taolisega. Aga Küberturvalisuse Keskusest, mida teie kui kuulajad kõige rohkem olete kuulnud, näinud, on kindlasti CERT.ee. See on see meie nii-öelda kiirabi, meie siis 24/7 reageeriv kiirüksus. Ja kui ma ütlen 24/7, siis ma ingliskeelne väljend on eyes on glass, ehk reaalselt silmad monitorid on meil inimesed igal öösel. Meil ei ole jaanipäeva, meil ei ole jõule, meil ei ole aastavahetust, me oleme tööl. Küll korda mööda ja vahetustega, aga siiski me peame sellele asjale reageerima nendele sündmustele, mis meid mõjutavad negatiivselt, me peame reageerima reaalajas. IT-maailmas ei saa nii, ega tegelikult ka ühiskonnas laiemalt ei saa nii, et ma panen nüüd, et ma lähen hommikul tööle kell 9 ja siis kell 17.30 ma panen selle arvuti ekraani kinni ja homme tulen ja vaatan edasi. Küberruumis ei ole ajavööndeid, ei ole piire, et kui sa hommikul tuled ja tahad seda lahti teha, ta ei lähe tööle lihtsalt enam. Sa pead sellele reageerima sellel hetkel, kui see sündmus algab ja pead seda siis koheselt hakkama ka maandama ja lahendama. Kuidas me toimetame selle seirega, mis on siis nüüd osa RIA juhtimiskeskusest, mis siis monitoorib nii keskseid teenuseid kui siis reaalselt Eestis toimuvad küberintsidente. See toimib tegelikult täpselt samal põhimõttel nagu EMO. Kui te olete kunagi käinud kas siis ise või siis lapsega EMOs, mina olen korduvalt käinud aasta isa,
Kui sinna kohale jõuad, siis kõik hakkab hirmus kiiresti pihta. Annad selle ID-kaardi, teed selle ankeedi, saate teada, et peate minema sinna ja vaatama seda numbrit ja siis nüüd istuge 6 tundi, palun. Et täpselt samamoodi tegelikult toimib CERT ka. Miks? Sellepärast, et ta toimib triaaži põhimõttel. Ja mida see triaaž tähendab, on see, et vaadatakse selle konkreetse sündmuse mõju ja mõju laiemalt ühiskonnas ja selle alusel pannakse sellele see triaaži hinnang, et kui akuutne see teie probleem on, et taaskord sinna EMO analoogiasse tuues, et kas verd purskab või hetkel on olnud mingi trauma, mida saab siis rahulikult hakata analüüsima, et kui eluohtlik see või kui siis nagu ühiskonna suure mõjuga see on. Ja kui ta on teile otseselt väga suure mõjuga, et te olete nüüd kaotanud, ma ei tea, 3000 eurot mingi pettusega ja annate sellest teada, teate selle teavituse nii meile kui siis PPA küberkuritegevuse büroole, mida me väga julgustame tegema, siis ta on tõepoolest teile väga suure mõjuga sündmus. Aga kui samal ajal on meil probleem sellega, et mingisugune elektrijaam on küberründe tõttu maha võetud, siis see on selle mõju või selle triaaži võrra mitu pügalat kõrgemal kui see teie isiklik sündmus hetkel. Me peame selle ennem ära lahendama kui teise sündmuse, et see meie küberkaitsjate pink on nagu hokivõistkond. Miks ma ütlen hoki, mul 2 poega mängivad hokit. See on nagu hokivõistkond, kus neid mängijaid on täpselt nii palju kui on ja nad saavad lahendada seda probleemi, mis on hetkel laual, mis on hetkel käes, lahendavad selle ära, mis on see suurema mõjuga ja siis tulevad tagasi selle väiksema mõjuga asja juurde. Nii et kui te olete teinud selle teavituse meile Riiale, et teil on see intsident ja kui see võtab veidi aega, tähendab esimese meili te saate kohe, et me registreerisime ära, saime kätte. Ja teise selle, kuidas me appi tuleme, see võtab aega. Ja mõnikord me ei saagi aidata, mõnikord saame. Et see oleneb siis sellest sündmusest, see oleneb ka sellest ründest, oleneb selle ründe iseloomust, oleneb nendest tööriistadest, mida kasutati, kas me oleme sellega enne kokku puutunud, kas mõni meie partneritest on kokku puutunud ja kas me saame selle osas midagi teha. Et väga palju neid elemente. Aga ma räägin veidi nendest teistest osakondadest ka ja nende funktsioonidest enne, kui ma lähen siis selle olukorra juurde, mis täna toimub küberruumis. Kõige rohkem kasvanud osakond sõja jooksul on kriitilise infra küberkaitse. Ja kui ma tulin 2021 tagasi USA-st ja alustasin sellel ametikohal, siis oli seal 4 inimest. Tänaseks on 14. Kas eesmärk oli 14, 15, ma isegi peast ei tea. Kas eesmärk oli kasv iseeneses? Ei olnud. Eesmärk oli lihtsalt see, et siin eelkõneleja viitas elutähtsa taristu kaitsmise olulisusele. Me oleme adunud, et see on üks neid kohti, kust see mõju saab tõesti suur olla. Selles konkreetses osakonnas on siis nii-öelda sektoriaalsed POC-id, point of contact inglise keeles või siis võtmeisikud iga sektori jaoks. Ehk et on iga kriitilise sektori jaoks. Ehk meditsiinisektorile on konkreetne inimene, Kaisa on tema nimi, kes siis teeb regulaarselt neile siis sektoriaalseid kogunemisi, infopäevi, samas korraldab nende koolitusi, korraldab ka nende turvalisuse hindamisi ja testimisi. Samamoodi on pangandussektori jaoks või finantssektori jaoks inimene, on energeetika või siis elektriettevõtete jaoks inimene, on transpordisektori jaoks ja uue asjana on ka kanalisatsioon ja vesi ja muude nende sektorite jaoks, et kõik, kus me oleme näinud, et on error, et ütleme, et 3 aastat tagasi meie jaoks ei olnud siis katlamajad näiteks ei olnud asi, mis on meile küberkaitse kontekstis prioriteetne. No ausalt, me ei mõelnud selle peale, et kuidagi me peaksime nüüd fookuse katlamajadele panema. Kuni käis esimene suurem pauk nende vastu, suurem rünnak nende vastu, see oli siis 2,5 aastat tagasi, novembrikuus. Õnneks ei olnud Eestis veel nii külm sellel hetkel, et kui taoline rünnak leiab aset nagu sellise praeguse ilmaga ja siis, nagu siin ennist viidati, päevade küsimus on, kui sa seda tekki sinna laua peale hakkad panema ja sinna alla pead pugema. Toona oli see siis Iraani rühmitused tegelikult, kes sel hetkel seda ise endale selle kuulsuse võtsid ja me ei olnud sihtmärk eraldi. Nad ründasid lihtsalt Iisraeli päritolu SCADA süsteeme, tööstusautomaatikat, mis meie katlamajades olid kasutusel.
ja me saime tegelikult selle mõju ära hoida tänu nende ettevõtete tublile tegutsemisele, nad viisid lihtsalt manuaaljuhtimisele. Et reaalselt küte säilis. Aga küberründega jah, see automaatika maha võeti ja see teoreetiline võimalus oli olemas, et see soe enam sinna korterelamutesse ja asutustesse ei jõua ja see oli üle Eesti. Üks konkreetne näide. Teistesse osakondadesse ma konkreetsemalt hetkel sisse ei lähe, pigem toon teema juurde, et kus me siis täna oleme. Et esimesed, kes seda slaidi näevad, sest tegelikult RIA aastaraamat valmib 1. veebruariks, 2. veebruariks, nii et 2 nädala pärast on siis riiklikul küberturvalisuse aastakonverentsil konkreetsemalt selle sisu avamine. Aga möödunud aasta peale kokku me siis mõõtsime esimest korda 5-kohalise numbri mõjuga intsidente. Ja selleks, et te saaks kõik ühtemoodi aru, et millest me räägime, siis mõjuga intsident on meie jaoks see, et seesama inimene seal seires pidi seda triaažima, ta pidi sellele panema mingi kategooria, ta võttis selle info sisse, ta registreeris selle, see info anti meile, kas me ise avastasime või siis meid teavitati. Üldiselt riigisektori puhul me ise avastame ja erasektor siis teavitab meid vabatahtlikkuse alusel. ETO-d peavad teavitama seadusest tulenevalt. Ja mis see mõju on? See mõju tähendab seda, et see pahalane, olgu ta siis kurjategija või olgu ta siis vaenulik eriteenistus, seadis endale mingisuguse eesmärgi ja ta selle eesmärgi saavutas. Ta saavutas selle kas osaliselt või terviklikult, aga igal juhul ta sai näha midagi, mida ta ei tohiks saada näha. Ta sai alla laadida mingeid andmeid, mida ta ei tohiks saada alla laadida. Ta sai tõkestada mingi teenuse toimimist või võtta maha mingi veebilehe, et sa üritad sinna minna, see ei avane. Ta sai panna sinna mingid oma sõnumid üldse ülesse, sellise siis vale narratiivi või teha mingit muud taolist sammu, mida ta ei peaks saama teha. Et see on see mõju, millest ma räägin, kui ma viitan mõjuga intsidentidele. Ja kõik mõjuga intsidendid ei ole küberründed. Tihtipeale nad peale seda intsidenti hiljem tuleb välja, et see ei olnud rünne, see oli tehniline seadistuserror, seal oli mingi viga, mingid süsteemid jooksid kokku. Aga miks me käsitleme teda ikkagi nendes mõjuga intsidentide kategoorias, on sellepärast, et sellel hetkel, kui see sündmus toimub, meie käsitleme seda ründena. Me käsitleme seda seni kaua ründena, kuni me saame välistada, et see ei olnud rünne. Et seetõttu ma tahan öelda, et see on ka selle numbri osa. Ja kui siin ennist tehti teleintervjuu, küsiti, mis on see suurim liik, mis on kasvanud, siis see pettuste osa on kasvanud. Et PPA on teinud väga tänuväärset teavitustööd siin ja ma isegi seda viimast numbrit ei tea, aga novembris nad ütlesid välja, et 29 miljonit eurot on Eesti elanikud kaotanud siis pettuste kaudu, mis kui sa seda Euroopas ütled, see number ei ole nii suur, aga kui sa paned selle Eesti konteksti 1,3 miljonit inimest, siis see on kolossaalne. Et see hulk inimesi, kes ei taha nagu teie käia hommikul minna tööle ja õhtul tulla sealt koju, vaid kes tahavad hõlptuluna teenida seda läbi kuritegevuse, on maailmas kasvutrendis. Ja me peame sellega arvestama, et kõiki neid kelme on üha enam ja see statistika näitab seda, et me võiksime siin seda konkreetset tabelit vaadates seda õngitsuste osaga mitte käsitleda. Ma saaksin selle numbri kohe pea 30% väiksemaks. Aga meie analüüsid on näidanud, et see mis siis õngitsusega juhtub? Õngitsusega te saate mingisuguse meili, mis näeb välja nagu ehe, teil on kiire, te olete oma mõtetes, te teete oma tööd, te tegelete oma lastega, te sisestate sinna need andmed ära ja mis kätte saadakse, teie kasutaja nimi ja halval juhul ka siis teie salasõna. Kõik need ülejäänud ründed, mille osa puhul on see number on väga väikestes protsentides, kuna meid lihtsalt ei teavitata. Tegelikult need asjad toimuvad palju rohkem, kui need ülemise jupi 0% seal on. Kõik need õngitsustega kätte saadud salasõnad, neid kasutatakse selleks, et neid märksa keerukamaid ründeid juba läbi viia, sest siis on need andmed olemas juba, millega kuskile siseneda ja millega siis edasi liikuda. Aga kuidas seda siis võrrelda nagu varasema ajaga?
rahaline invest, kus meie nii-öelda binokkel läks teravamaks, et me hakkasime tegelikult paremini nägema, paremini aru saama sellest, mis Eesti küberruumis toimub, oli aastal 2022. Ehk tegelikult nagu selle kasvu sees on siin väike vahe, tuleneb ka sellest, et me võtsime rohkem tööriistu RIAs kasutusele, me nägime paremini, nägime teravamalt, aga see sama binokkel, mis me siin saime, nagu mille mõju on siin võib-olla siis näha, on meil tänaseni. Et loomulikult me teeme asju paremaks, aga see on reaalne kasv nagu. See on lihtsalt see, mille võrra on asjad läinud keerulisemaks. Üks asi, mis kindlasti on kogu seda keerukust kasvatanud, on kõik need suured keelemudelid, LLM, Large Language Models. Et ma toon selle paralleeli, et Ameerika Ühendriigid teises maailmasõjas kasutasid Navajo keelt sellena, et kodeerida enda sõnumeid. Vaatan USA saatkonna kolleegile otsa, kui seda lugu räägin. Ja miks nad seda tegid? Sellepärast, et seda keelt räägib väga vähe inimesi maailmas ja see oli väga mõistlik lisa, selline krüptoelement, kuidas nagu siis seda sõnumisaladust kaitsta. Kuni mõni aasta tagasi oli eesti keel sarnane. Maailmas räägib seal suurusjärk 1 miljon midagi inimest eesti keelt. Ehk see keel oli lisa nagu krüpto kõigele, mida me kasutame. Ja me saime kohe aru, kui meile tuleb siis petukiri, kuna see oli lihtsalt nii vigases eesti keeles kirjutatud, et sa said aru, et see ei ole päris. Et see on pettus, keegi tahab mul, vabandan väljendust, nahka üle kõrvade tõmmata selle kirjaga. Ja me aastaid oleme treeninud erinevatel koolitustel ja rääkinud, et vaadake alati hoolega ja et saate aru. No võt nüüd peale neid LLM-e ja neid kogu seda tehisaru ja selle kasutusele võttu ka siis mitte ainult headel ja kasulikel eesmärkidel, milleks seda vaja on nagu vastupidi. Et kui sa saad sellise kirja, et sa loed seda ja mõtled, et kas Liidia Koidula kirjutas selle, nii ilus on, siis ära usu. Sellepärast, et keskmine eestlane ei kirjuta nii ilusasti. Ta teeb mingid kirjavead, ta teeb midagi valesti. Et tõenäoliselt on see siis tehisaruga tehtud. Ja see on kindlasti suurendanud kõiki neid õnnestunud pettusi ja õnnestunud asju, et kas nüüd see tehisaru on tekitanud midagi sellist, et selle võrra on täiesti uued ründed, mida ennem kunagi ei ole nähtud. Ma olen seda küsinud enda kolleegidelt nii Prantsusmaal, Saksamaal, USAs ja kõik on vastanud, et ei, täna me veel midagi sellist uut ei ole näinud. Mida me näeme on see, et ta on võimendaja. Kõike saab teha kiiremini, kõike saab teha rohkem, kõike saab teha paremini. Et need samad vanad ohud on lihtsalt saanud väga suure võimenduse. Ja loomulikult kasutatakse seda ka kaitses, aga see on miski, millega siis Eesti elanikud, mitte ainult Eesti, vaid Euroopa, maailma, peavad arvestama, et see on see reaalsus, kus me opereerime, kus me toimetame igapäevaselt ja me peame ennast paremini kaitsma. Natuke häid uudiseid ka, et kuigi ummistusründed on mitmekordistunud, siis tegelikult olulisem on see oranž alumine tulp või värv siin, et see on see mõju, millest ma rääkisin. Et meie suunas, kui valitsus eraldas, siis meile 22. aastal esimest korda peale 5 aastat vaikelu küberturvalisuse rahastamisel eraldas meile siis raha, et oma süsteeme paremini kaitsta, siis me ostsime kaitsemeetmeid peamiselt just selle ründetüübi, aga ka teiste vastu. Ja me päriselt saime selle mõju alla, et ründed jätkusid mitte samas mahus, vaid kordades suuremas mahus, aga mõju ei olnud. Ja enamasti väga suure enamusega suudetakse see ära hoida ja kui Eestis see mõjuga on, siis see veebilehe puhul üldiselt on minutites mõõdetav, maksimum tundides. Mitte nii nagu mõnedes muudes Euroopa ja maailma riikides, kus see mõju on nii, et kui midagi võetakse maha, riigi süsteemid asjad, siis tuleb kuulutada välja kriis, kuna ükski meediakanal ei avane, ükski valitsusveeb ei avane ja päevi. Et meil sellist terrorit ei ole olnud, selle nimel me oleme siis pingutanud ja toimetanud, aga nagu näha, jah, ikkagist 756 rünnet oli ja 95 puhul siis suudeti mõni oluline sait siis loetud ajaks maha võtta enne siis, kui süsteemi suutsime taastada. Kes siis meid ründavad ja mis siis toimub küberruumis? Üks eraldi grupp, mis siis on väga, ütleme siis nagu pilti tekkinud viimasel 3 aastakul on koondnimetuse alla saab panna hacktivistid ehk siis inimesed, kellel on mingisugune
meelestatus, kas siis seda juhitakse või see on neil endal, ja nad tahavad seda meelestatut siis kanaliseerida, välja elada. Ja meie naaberriigi puhul siis kogu selle dekadentliku lääne peal, millest siis eelkõneleja palju viitas neid põhjuseid, miks, siis see on see üks kanal, kus seda sõnumit saab justkui poolturvaliselt edastada. Ja me oleme näinud eriti 22. aastal, 23. kui siin valitsus tegi erinevaid otsuseid, et kui oli siis Vene numbrimärgiga autode sisenemise keeld Eesti, kohe järgnes küberrünnak, või kui oli Zelenski kõnelus Riigikogus, kohe oli küberrünnak ja nii edasi. Et need olid nagu, et meie teeme või ütleme midagi ja sellele järgnes nagu samm. Et see on mõnevõrra vähenenud nüüd, aga need meelestatud ründmed jätkuvad. Ja nad on muutunud keerulisemaks. Selgelt oleme näinud seda, et on õpitud, kui alguses oli see ingliskeelne väljend brute force attack, mis oli see põhiline taktika, et pandi ühte tüüpi rünnak, nagu vajutati just ka nagu play nuppu ja jäeti see laul seal siis valjusti kõlarist mängima, kuni tuldi tagasi ja vajutati stopp mõni päev hiljem, siis nüüd seda laulu vahetatakse. Seda volüümi vahetatakse, seda tööriista vahetatakse, mis tähendab seda, et meie kaitsjad, siis küberruumi kaitsjad, peavad ka manuaalselt siis kogu aeg seadistama, kalibreerima neid erinevaid kaitsemeetmeid, et see on see 24/7, millele ma enne viitasin, et me peame seda tegema nädalavahetustel, me peame seda tegema õhtuti, kuna iga veebileht ei ole võib-olla selline, et ilma milleta sa elada ei saa, aga mõni on siiski nagu kriitilise olulisusega. Räägin siis konkreetsemalt ka Venemaast, et meie jaoks on selge see, et küberründed on otseselt ja vahetult osa siis sellest Venemaa hübriidsõjast ja selle konkreetse rünnete laviini laine all oleme siis olnud juba aastaid, et kui siin viidati alguses sellele 2007, et me saime esimesena ristsed juba siis tegelikult viimastel aastatel on sellega tulnud pidevalt rinde pista ja mis on see eesmärk, on siis, või nende eesmärk, mida siis tuletada võib, on siis seda lääne ühiskonda lõhestada, on saata see oma sõnum, on näidata, et tegelikult lääs ei ole tugev, lääs ei saa hakkama, vot teie need süsteemid ei pea vastu, nood süsteemid ei pea vastu, see ei toimi. Et seda trendi, seda kasvu me oleme täheldanud ja kui ma enne rääkisin nendest aktivistidest, kes on siis lihtsalt mingis valdkonnas IT-oskusi omavad inimesed, kes siis seda oma meelestatust välja elavad, siis need riikliku taustaga häkkerid, APT-d, need on ikkagist inimesed, kes üldjuhul on vormis, tulevad hommikul tööle, lähevad õhtul töölt ära. See kajastub ka nende selles rünnete käekirjas, et kas või kellaaegades, millal seda tehakse, töö ajal. Ja nende peamine fookus loomulikult on olnud Ukrainal, et Ukraina on teinud siin väga tänuväärset tööd küberruumi kaitsel, täielikult müts maha nende eest, et kogu selle üle 3 aasta väldanud sõja vältel on ju enamasti siiski saanud inimesed pangakaardiga maksta, on saanud osta poest toitu. Neil, kui ei ole parajasti rakettidega puruks lastud elektrienergia taristu, on ka tuli põleb toas ja kraanist jookseb vett, et kõik see nõuab kaitset. Kas selle aja jooksul on olnud neil suuri ja massiivseid ja ka tugevat mõju omavaid ründeid? Loomulikult on olnud, aga nad on sellest iga kord õppinud, taastunud ja meil on siin 2 huvi sellega seoses. A, aidata Ukrainat nii, kui me vähegi oskame ja B, õppida sellest siis egoistlikult, et iseenda süsteeme selle võrra parendada ja see plaan nagu eos valmis teha, et kui meid täpselt sama asi peaks tabama, mida me siis teeme ja kas need süsteemid, mis meil praegu paigas on, kas need toimiks või ei toimiks, kas on vaja midagi ümber vahetada, et need on need sammud ja tegevused, millega me tegeleme. Nüüd konkreetselt rääkides nendest juba siis otseselt vaenulike eriteenistustega seotud rühmitustest, kes siis tegutsevad Euroopa suunal laiemalt, siis toon esile need 2, APT29, APT28. Neil on ka väga selliseid hellitusnimesid pandud läbi aastate. Ma ei hakka seda siin välja ütlema, aga meie eesmärk on just näidata, et tegemist on konkreetsete üksustega. Neid nimesid ei ole vaja kasutada, vaid tuleb viidata. Üks siis on Venemaa sõjaväeluurega vahetult seotud GRU-ga, teine SVR-iga. Loomulikult on neid rühmitusi veel.
Kui selle kohta tahate rohkem lugeda, uurida, siis üks asi kindlasti, kui tuleb Riia aastaraamat nüüd välja, aga teine on selline organisatsioon nagu Mitre. Ja Mitre kodukal on siis väga detailselt siis täiesti avalikult välja toodud, et millised rühmitused, milliseid taktikaid kasutavad, kes on nende potentsiaalsed sihtmärgid ja mis tüüpi ründeid on läbi viidud. Et see info on kõik avalikult olemas, saate vaadata. Kas Eesti ise on ka omistanud mõne ründe konkreetselt viinud selle üksuseni inimesteni? Jah, on küll. Meil on oma omistamise töörühm, mida juhib Välisministeerium, milles siis aktiivset rolli mängivad Kaitsepolitseiamet, prokuratuur, politsei küberkuritegevusüksus ja RIA. Ja 2024. aastal tegime siis selle konkreetse omistamise, mis oli siis toonase MKM-i vastu ja mõnede muude asutuste veel suunatud rünne, kus me siis aastate vältel tehtud töö jooksul suutsime jõuda välja reaalsete nende ohvitserideni GRU-s, kes siis selle ründe läbi viisid ja neile siis määrati ka Euroopa Liidu poolt sanktsioonid. Konkreetselt prokuratuuri kaasus, nii et mina ei saa siin kommenteerida, kas nad kunagi saadakse kätte või mitte, aga igal juhul nende reisimine kindlasti on piiratud. Aga taoline omistamine, selle läbiviimine on keeruline. Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia on teinud seda aastaid. Eesti jaoks oli see esmakordne, nagu ma ütlesin, see võttis meil pea 4 aastat aega, et siis nagu lõpliku detailse tehnilise täpsusega öelda, et vot just sealt tehti see rünnak. RIA, minu asutuse eesmärk see kunagi ei ole täpselt siis välja uurida just, et kes ründas. Meie asutuse eesmärk on aru saada, mis juhtus, kuidas juhtus, miks see sai juhtuda ja mida me saame teha, et enam ei juhtuks. Et meie fookus on alati sellele, et kuidas tõkestada, et samasugune asi saaks uuesti juhtuda. Ma julgen väita, et kui me täna peaks uuesti seda tegema, me teeks vähemalt poole lühema ajaga taolist omistamist, ehk siis kui me tegime toona 4 aastat, võib-olla suudaks 2 aastaga teha. Aga et see ei ole kunagi nagu eesmärk omaette. Ja ka suurriigid, näiteks Prantsusmaa tegi riigina hiljem riiklikult üksinda omistamise kui meie, et see ei ole kellegile lihtne, kuna need ründeid alati ruuditakse läbi järgmise serveri ja see, et sa sinna nii-öelda jänese urgu sisse saad ja täpselt ütled, vot siit tuli, see võtab aega. Ja loomulikult on siis ka siin väga oluline see koostöö partnerriikidega. Mis on siis meie prognoos? Ma võiks nii öelda, et lühikeses prognoosis on olukord halb ja pikas prognoosis on väga halb. Aga lähen natuke rohkem sisse, et muidu jääb nagu see pealkiri kõlama. Et mis on siis lühikese prognoosi oht on see, et enam ei rünnata nagu ühte ettevõtet või ühte veebisaiti või ühte inimest niimoodi. Rünnatakse küll, aga on aru saadud, et palju lihtsam on minna mingisuguse teenuse pakkuja juurde, kes siis pakub sinu ettevõttele mis iganes teenust, see parajasti on raamatupidamisteenust või mida iganes muud, ta pakub seda lisaks sulle veel 10 ettevõttele. Ja kui sa läbi tema murrad sisse, siis sa ei murra korraga sisse ühte ettevõttesse, vaid 10. Et see on see asi, et mida ma saan siis soovitada, mida selleks teha, et mitte lihtsalt nagu ohtu ette panna ja mitte midagi öelda, on see, et vaadake üle ettevõtjatena kõik oma lepingulised suhted. Mida te olete nendes lepingutes kajastanud? Kas te olete midagi rääkinud seal ka andmekaitsest? Kas te olete midagi rääkinud seal ka infoturbest? Kui ei ole, siis tegelikult oleks aeg oma juristile öelda, et palun võtame need uuesti lahti. Kirjutame, et kui mingid asjad võivad meid mõjutada, paneme need tingimused sinna ka sisse, sest hiljem nii-öelda nagu rusikatega vehkima tulla peale kaklust, kui kõik on juba läinud, on selles mõttes mõttetu, et te kordagi ei palunudki ju seda, et teid kaitstaks nii, et teie peate ikkagi need sammud ise võtma. Ma ennem näitasin numbrid, et kui palju seda tehakse ja te PPA-st saate numbrid, kui palju seda raha on kaotatud. Õngitsusi tuleb kogu aeg rohkem, nagu ma ütlesin, see tehisaru võimestab seda, aktivistid jätkavad. Kui alguses oli see reaalselt 22. aasta alguses oli näha, et ründed toimusid, hakkasid pihta nagu reedeti kell 2 ja vältasid selle laupäeva õhtuni, siis tõenäoliselt oli tegemist kooliõpilastega idapiiri tagant, kuna täpselt kool lõppes, on ju reedelt hakkas nagu asjad pihta, skript pandi tööle ja vajutad press play, siis nüüd see enam nii ei ole. Nüüd, nagu ma ütlesin, on need ründed palju rafineeritumad, koos lepitakse kokku, keda rünnatakse, mass on suurem, volüüm on suurem ja need tööriistad on ka keerulisemad.
Ja see pika perspektiivi jutt siis, et neid rühmitusi on üha rohkem ja neid kasutatakse siis ka selle hübriidrinde osana, et see piir, nüüd see kuritegelik grupeering versus nagu see vaenulik erinevus, see piir kogu aeg nagu hägustub. Et mis on mis, nagu, et raske on nagu seda näppu peale panna. Ja ma võib-olla mainin siin selle ka ära, et mida siis Jenny Easterly, kes oli siis USA küberturbeasutuse sisajuht, on seda korduvalt laval öelnud, et kolmandaks, kui võtta numbriliselt küberkuritegevus ja selle maht siis dollaritesse panna, siis maailma kolmandaks suurim majandus olekski küberkuritegevus. Et esimene Ameerika Ühendriigid, teine Hiina ja kolmas mahult suurim asi on küberkuritegevus. Et see on see, mis selle nagu perspektiivi paneb, et tihti peale, kui hakatakse küberist rääkima, siis esimene asi räägitakse nendest vaenulikest eriteenistustest sellest. See on nüüd see tõesti väga keeruline asi ja väga raske millega toime tulla, aga seda klassikalist rahale orienteeritud rünnet on ikkagist kordades ja kordades rohkem. Ja andmed on samamoodi raha, et kui ma räägin rahast, ma räägin nendest mõlemast. Ja loomulikult mõjutab seda ohupilti ka Hiina. Ka sellest on siis aastaraamatus eraldi peatükk, kus me siis keskendume just sellele, et mis see Hiina oht on, mis on see tehnoloogiline sõltuvus, mis neil on, millega me peame arvestama, millega mitte ja mis on need sammud, mis me saame teha, et siis maandada. Mida meie siis teeme selle jaoks, et Eestis oleks turvaline elada ja et Eesti küberruumi kaitsta, on esiteks üritame seda, et see vaadeldavus oleks kõigi nende kesksete teenuste üle rohkem reaalajas, et meile tekiks see pilt ühte kohta kokku ja me saaks selle pealt operatiivselt tegutseda. Ja ennetamine on alati odavam kui tagajärgedega tegelemine. Et mida rohkem me suudame eos ära hoida neid asju, siin oli mõned slaidid tagasi see sama ummistusrünnete mõju ärahoidmine, kui me suudame selle ära hoida, siis see on alati tulusam või vähem siis kulukam kui selle hiljem olukorra parandamine. Ja siis kerksus, ingliskeelsest sõnast tõrgitud resilience on see, millega siis nagu hästi aktiivselt me asutusena tegeleme, et me ise oleks rohkem valmis. Ma olen täiesti kindel, et siin ruumis ei istu mitte ühtegi inimest praegu, kellel ükskõik kus on salasõna, mis hakkab suure tähe ja lõpeb numbriga. Et seda aastal 2026 ma siit saalist ei näe, eks ole. Sest see on esimene asi, mida algoritm proovib. Ta proovib mingit sõna, millel suur täht on alguses ja number on lõpus. Palun pange see number kuskile keskele ja see suur täht, neid pange ka mitu tükki keskele ja üleüldse tehke see hästi pikk ja keeruline. Kui ise ei suuda välja mõelda, siis kasutage neid rakendusi, mis selleks olemas on. See on oluliselt turvalisem. Ja mitte mingil juhul ärge kasutage tööseadmes samu sõnasid mõne tähe erinevusega, mida eraseadmetes, et siis, kui te saate paugu ühte kohta, ei lähe see mujale üle. Et need on need kerksuse tõstmise, teadlikkuse tõstmise. Kui te sellest ise ja väga palju ei tea, avage Riia kodukas itvaatlik.ee, seal on lühivideod. Et mulle meeldib alati laval öelda seda, et kui te lähete siis oma lähedase vanainimese juurde ja vahetate tal ära selle tuletõrje sellest suitsuandurist, selle patarei, mida iga paari aasta tagant tegema peab, siis ronige rahulikult sealt taburiti pealt alla, et õnnetust ei juhtuks. Ja siis, kui te olete sealt alla jõudnud, siis korraks mõelge minu peale, et ma rääkisin teile seda siin täna, rääkige sellele vanainimesele 1 minut küberhügieenist ja kui ise ei oska, siis seal Riia kodukal pange see Ott Kiivikase või Anu Saagimi video korraks mängima ja kui ta selle 2 minutit ära vaatab, on tal väiksem oht saada pihta ründega või langeda selle pettuse ohvriks, kui ilma seda vestlust pidamata. Miks ma seda teilt palun on, et keegi teine nendega ei räägi? See ongi nagu meie ühiskonna roll seda haridust edasi anda. Ja nagu ma ütlesin, igaüks ei pea olema küberekspert, võtke see koduleht lahti, saate sealt seda info kätte. Küberreserv on kiirreageerimisüksus. Esimene tasand sellest on 3-tasandeline. Esimene tasand sellest ongi see sama CERT ja Riia inimesed, kes siis lendavad kohale, sõidavad kohale üle Eesti, kus iganes see suure mõjuga küberintsident toimub. Olgu ta siis Narva elektrijaam, olgu ta Tartus olev haigla, olgu ta Pärnus olev lennujaam, olgu ta mis iganes muu. Kui asutus ettevõtte ise ei tule toime, näeb, et see asi on suur ja keeruline, palun abi. Meie käivitame selle reservi, ise tuleme kohe kohale ja teine tasand on siis riigi 6 IT-maja, SMIT, TEHIK, KEMIT, RMIT, RIT, RIK ja nii edasi. Läksid tähed sassi.
Ja kolmas tasand on siis Kaitseliidu küberkaitseüksus. Kõik need 3 on osa sellest, kokku umbes 200 inimest, mehed, naised, kes on siis nõus panustama sellesse, et suuremahulist küberkriisi lahendada. Ja nad ei ole teoreetiliselt selleks valmis. 3 aastat järjest on tehtud neile suur koolitus või õppus õigemini ja kõik need õppused on tehtud objektil, päriselt objektil. Bussiga on kohale sõidetud, lahti pakitud, hakatud seal, sest seda esimene toimus ühes Eesti suurimas haiglas, teine puudutas ühte suurt telekomi operaatorit ja elektripakkujat, kus siis stsenaarium oli, et elekter maas, mobiilid ei tööta, kuidas taastada küberründe tõttu. Ja see ei ole nii tavapärane. Meil inimesed oskavad taastada voolu, kui on üleujutus, tulekahju, on kaablid katki, aga mida teha siis, kui see on küberründega maas, et seda kõike peab ka nagu õppima ja tegutsema. Ja reaalelus on samuti aga ainult esimest tasandit sellest kasutatud. Ei ole veel vaja läinud seda, et me kõik 3 peaks välja saatma. Aga lihtsalt, et te teaks, selline asi on ka juba loodud, tegutseb olemas ja seda kontseptsiooni arendame edasi. See on maailmas unikaalne. Kellegi teisel seda ei ole tsiviil küberreservi, mis siis reageeriks ohtudele reaalajas. Jätkame seda sektoriaalset lähenemist, et võtame nagu sektor haaval ja meie ülim soov on see, et sektori sees, et kui on hotellindus, et kui üks hotell on saanud või üks hotellikett on saanud pihta küberründega, et ta seda teemat räägiks ka teistele selles sektoris olevatele ettevõtetele. Ta ei pea oma ärisaladusi avama, selles ei ole küsimus, aga ta peab seda ohtu viitama, et konkureerige selles asukohas, konkureerige selles hinnas, konkureerige selles maines, konkureerige kõiges, ärge konkureerige turvalisuses. See ei ole nagu see koht, kus konkureerida. Ja sama asi tegelikult kõigis teistes sektorites ka, et Kaupmeeste Liit väga tänuväärselt tõi kokku kõik need Maximad, Rimid, Kaubagrupi ja kõik muud ja nad omavahel jagasid siis reaalselt juba paar aastat tagasi, et ahah, siuksed asjad on olnud ja vot tee seda, see toimib, ära tee toda, see ei toimi. Ja hästi oluline meile on see regionaalne kontseptsioon hetkel ja Põhja-Balti regioon on see, kus me väga tihendame. Soomega ma ütleks, et paremat suhet, kui meil praegu on, ma arvan, et ei olegi inimlikult võimalik. No, nii hea on, kui üldse olla saab. Lätiga samamoodi, väga hea Leeduga, Rootsi ja Taaniga loome seda parajasti, Norra ja Island aktiivselt pardutulnud, Taani samamoodi. Praegu, kui ma teiega räägin, siin on Riias kõigi nende 8 riigi, ehk siis 5 Põhjala riiki, 3 Balti küberkonsultatsioonid ja kohtumine eesmärgiks, kuidas siis rohkem ohuinfot omavahel vahetada. Et see toimub täna, toimub homme ja ülehomme, et seda me hästi aktiivselt edendame ja võtame seda hästi tõsiselt, eriti tänases geopoliitilises olukorras. Ja see on minu viimane slaid, et miks me siis olemas oleme ja hoiame seda nagu vundamenti toimimas, neid keskseid tuumteenuseid olemas ja meie moto on see, et me heal päeval oleme nähtamatud ja igal päeval oleme asendamatud. Aitäh! Jaa, Gert, suur aitäh! Mulle üldse tundub, et me oleme täna siia saanud kokku veel ilmumata raamatute sõprade klubi. Et Palm rääkis oma boksimatšist ilmuvast raamatust ja siis või paari nädala pärast ilmuvast raamatust. Mõned küsimused on tulnud ja kõigepealt ma alustaksin võib-olla siis sellistest suurematest teemadest, mida sa korraga viitasid, aga võib-olla vaatad korraks sinna teema alla sügavamalt, kas tulevikus või juba täna on AI eraldi mingi selline oht, mida Riia käsitleb ja siis küsija veel paneb siia juurde, et kas pahad kasutavad juba täna kuidagi AI-d oma tegevuseks? Ja ma isegi ei ütleks, et tulevikus, vaid ta on juba täna seda, see on täitsa eraldi tööliin. Meil on selline osakond küberturvalisuskeskuses nagu teaduse arenduskoordinatsiooni osakond. Lauri Tankler juhib seda. Ja ta teeb hästi aktiivset koostööd siin ülikoolidega, nii TalTechi kui Tartuga, aga tegelikult ka Brno ja Masariki ülikoolidega Tšehhide juurest. Miks ma viitan Tšehhile, sest Tšehhist tulevad maailma parimad krüptograafid. Et kui te meenutate, et kust me saime teada, kui meil 2017 ID-kaardi kriis oli, et meie krüptos on mingi error,
me saime seda Tšehhi teadlastelt teada. Ja milleks leiutada jalgratast, minna nende juurde, kes juba teavad asju. Et mida me siis teeme? Me valmistame seda plaani, et kuidas rohkem nende uute ohtudega toime tulla. Kas meil on see plaan juba terviklikult olemas? Ei ole. Me tegeleme sellega koostöös siis meie ülikoolidega, meie teaduritega, kes siis seda uurivad ja mõned teadustööd on meil juba valminud. Need on jagatud tasuta siis Eesti ettevõtetele kasutamiseks, et palun lähtuda sellest, et selles valdkonnas kindlasti ka aktiivne töö käib. Kui tulla korraks selle tabeli juurde tagasi või õieti, see oli see ring või see kook, mis näitas seda, et millised ründed siis eelmisel aastal peamiselt töötasid. Mulle meenub PPA ütlus ka, et see tähelepanu on tänapäeval läinud rohkem siis ettevõtetele, et sealt on tulemuslikum ja saak tõenäoliselt suurem. See, et sa leiad kellegi, kelle kontolt on võimalik kogu see summa võtta või leiad kellegi, kelle nimel saab võtta kiiresti sujuvalt laenud, on keerulisem kui leida ettevõtte nõrk koht inimese kaudu loomulikult ja siseneda sealt. Kas sul on mingi ülevaade sellest ka? See ei ole täpselt see, vaid see tort, see ring, kus on need eelmisel aastal tehtud pettused. Mille kaudu see kõige suurem hulk raha ära läheb? Et, tõenäoliselt on see pettuse osa, aga siis kasutajakontode ülevõtmine, lunavara nõue, pahavara kasutamine, kõlavad ka, et nad võiksid olla küll harvad, aga tuua kaasa suure saagi, et kuhu see 10 miljonit, mille kaudu liigub? Meil on neid lunavara kaasusid olnud ka, aga neid on 1 käe, 2 käe sõrmedel, kes meid siis teavitavad ja kus me siis vist 2 ettevõtet on ajakirjanduses või 3 on viimase 2 aasta jooksul sellest päriselt siis ka kirjeldanud, üks mööblitootmisettevõte ja mõned veel, kuidas tehas seisis selle tõttu reaalselt nädal aega, lõpuks maksidki, sest mis sa teed? Sa pead ju inimestele palka maksma, sa pead toote. Meie riigina loomulikult nii PPA kui RIA ütleme, et ära maksa, et sa maksad kurjategijatele, sa kutsud sellega kurjakarja. Ja mis juhtub siis lunavara rünnakuga selle lunavara maksmisel? 3 asja saab juhtuda. A, läheb hästi, maksad selle raha, ma ei tea, 200 000 eurot ja saad oma asjad tagasi. See on siis nagu see positiivne stsenaarium, jäid 200 000 eurost ilma. Negatiivne stsenaarium on see, et maksad selle raha ja mitte midagi ei saa tagasi. Et asjadest jäid ilma, rahast jäid ka ilma. Ja see, mis on ka Eestis juhtunud, on see, et maksad selle raha, saad asjad tagasi ja 7 minutit hiljem on järgmine ründaja võtnud asjad ära. Sina ju maksad. See on ju teada. Aga tegelikult see ei olnud minu vastus. Vastus on see, et kõige keerulisem või mitte keerulisem, vaid kõige suuremate numbritega on olnud asi, mida me kutsume BEC-skeem, ingliskeelne termin Business Email Compromise. Pätt pahalane istub sinu ja sinu partner ettevõtte, mis siis asub kus iganes Euroopas, vahel mailiboksis, ta on kas murdnud tema mailiboksi sisse või sinu omasse ja ta istub seal 3 kuud, 6 kuud. Ootab seda hetke, kui sul tuleb see suurema arve maksmise hetk ja siis vahetult enne, kui sa selle raha üle kannad, saad sa meili. Temalt saad, ei saa kelleltki muult. See ei ole võlts, see päriselt tuleb temalt see meil, sest seal mailboxis istub võõras sees. Ütleb, et kõik muu on õige, aga me vahetasime panka. Me ei ole enam siin BNP Paribasis, me oleme siin kas Unikreditis või me oleme mingis muus kolmandas, ütlen suvalisi nimesid, palun mitte viidata, ei pea midagi halba silmas, aga maksa sinna. Ja sa maksad selle raha ära ja paar päeva hiljem heliseb telefon, et kuule, kas te raha ka maksate või, et toote panime teile, et millal te arve tasute ja sina ütled, et aga tasusin ju. Tema vastab, et aga ei, minule küll ei ole tasunud, et neid skeeme nende puhul kõige suurem, kus õnneks pank suutis peatada makse, kuna panga pühad olid teises riigis, oli 750 000 eurot. Teised, mis on siis läbi läinud ja on rahast ilma jäädud, on olnud mõnesaja 000 kandis ja neid on 10 olnud. Eriti aktiivne oli möödunud aasta lõpp. Et seda tasub nagu kindlasti vaadata ja jälle kõige selle alus on kehv küberhügieen, kellelgi on olnud nõrgad salasõnad, nõrgad infoturbepoliitikad, siin on sisse saadud, seda kasutatakse ära ja rahast on ilma jäädud. Kas muidugi on siin saalis olemas inimene, kelle käest ma saan küsida, aga kui palju RIA ise oma süsteeme kindlustab, otsib mingit võimalust kahju katta ja kaitsta? Siin üks küsimus on, kohe küsin seda Easy inimese käest ka. Ei, kindlasti seda tuleb teha regulaarselt ja aktiivselt ja lõpuks tekib selline skepsis, et
et ma olen ise mitu korda saanud meili ja saatnud, et see on kindlasti nüüd mingi skeem, kuna see on lihtsalt mingi uus töötaja. Ma pole kunagi kuulnud, et meil siukse nimega inimene on, siis ma olin veendunud, et see on kelmus. Tegelikult oli päris inimene ja hiljem ikkagist oli seda infot vaja. Et aga jah, usaldamine on muutunud keerulisemaks. Sa pead kõike kontrollima, sa pead olema veendunud ja teiseks sul peab olema siis plaan, mis ma nüüd teen, kui läks lappama, kui ma andsin selle ära, mida ma siis edasi teen. Et see on hästi oluline läbi mõelda. Aga ma mõtlen just konkreetset kindlustusteenust. Kas RIA ise kasutab oma... Minule teadaolevalt mitte, aga riigina meie roll on nagu kogu seda valdkonda nii-öelda nagu operatiivselt tegutseda, sellest toimetada, et see on järgmisele kõnelejale konkreetsem küsimus, et kuidas... Saab küsida Helen, kas Helen Evert on? Helenile võiks korraks mikrofoni anda, aga sa tuled võtad minu oma kohe. Siin on publiku üks küsimus, et kas Venemaa küberrünnakutest tulnud siis küberrünnakute vastu saab kindlustada ennast, et kuidas sellega on? No seni, kuni meie ise ei ole sõjas, siis tegelikult need kindlustuslepingud, mis me oleme oma klientidele teinud, küberrünnete või siis ka andmelekete kaitseks, siis need katavad. Loomulikult peale seda, kui algas suuremahuline sõda Ukraina vastu, siis ka Lloyds ja muud kindlustusturud vaatasid oma kindlustustingimused selles valguses üle ja tegid palju kitsendusi. Aga et see, et kui meedias räägitakse, et meil on kogu aeg käimas kübersõda, et see pigem on nagu selline meedia, võib-olla släng pigem ja sõnakasutus, et seni, kuni meie riiki ei ole tungitud ja samal ajal meie süsteeme ei rünnata, et siis kindlustuslepingud seda välistuseks ei loe, kuigi seal on ka omajagu piiranguid. Et jah, ütleme nii, et lihtsam on nende tavaliste küberpättidega ja kaabakatega, aga jah, sõja puhul peab nagu vaatama täpsemalt, mis kindlustustingimustes kirjas on. Aitäh, Helen. Aitäh. Ma võtan siit veel ühe küsimuse, mis tegelikult tuli Raidult juba eelmise esineja ajal. Aga ta viitab siin sellele, et aastavahetuse paiku toimus 8 hübriidrünnet Eestit maailmaga ühendavate andmekaablite vastu. Ja et kui need õnnestunud oleks Eesti olnud maailmast mitmeks kuuks isoleeritud. Et võib-olla siit nagu lihtsalt see laiendus, et kuidas me täna oma seda nii-öelda suurt infrastruktuuri arendame selle jaoks, et suurte diversioonide või suurte hübriidrünnakute vastu paremini kaitstud olla? Ei no loomulikult on see riigi jaoks ju prioriteetne. Meie jaoks on prioriteetne see, et meie taristu toimiks, oleks moodne termin, mida kasutatakse, on hukukindel ja oleks kõigiks nendeks halvimateks stsenaariumideks valmis. Nagu eelmiselt kõnelejalt küsiti, et kas kõik on valmis, vastus on, et ei ole. Aga see ei tähenda seda, et me peaks nii-öelda siis nukrutsema selle otsas, vaid me peame tegutsema. Ja kui nüüd rääkida konkreetselt siis andmesideühendustest ja siis videoli siin nendele merekaablitele, siis jah, loomulikult kogu see satelliidi alternatiiv on ka laual, juba on tehtud samme, juba on midagi olemas, midagi tehakse veel, eri alternatiivid. Aga tegelikult on ikkagist nii, et prioriteet number 1, sel juhul, kui see kaabel on katkenud, on see kaabel taastada. See on prioriteet number 1, sest see andmemass, mida siis kaablite kaudu on võimalik liigutada versus see, mis satelliidi kaudu, need on erinevates kategooriates. Et see on meie jaoks oluline. Ei maksa unustada, meil on ka maismaaühendused ehk päris nii drastiline, nagu see väide oli, et olekski olnud juba kõik lõpp, et tegelikult kõik toimis, aga see me oleme saanud selleks planeerida, valmistuda, aga meie huvides on loomulikult, Eesti huvides peaks olema rohkem neid kaableid, nii maismaa kui mere ja siis loomulikult võtta kõiki samme, et neid mida paremini kaitsta koostöös, siis mitte üksi, vaid koostöös siis taas meie liitlastega, Soome, Eesti, Rootsi, Eesti, kõik muud ka, kogu see tänuväärne töö, mida merevägi teeb selle osas, meie silmad paremad, meie reageerimine paremad, meie see aeg kiirem, millega me jõuame, et need on asjad, millega peab tegutsema. Gert, ja viimane küsimus täitsa selline võib-olla isegi filosoofilises vormis. Aga sa korra viitasid sellele, et isegi petukirjad tulevad nii nagu eesti keele sünnipaik ise oleks selle üles kirjutanud, eks ju. Kas see, et me oleme väike ja väike majandus,
ehk siis meie infraettevõtted, meil siin tegutsevad ettevõtted, on ka nagu väiksem saak laias laastus. Et pingutad, saavutad tulemuse, aga see tulemus toob vähem sisse nendele, kes istuvad hommikul laua taha pettusteks. Kas see kuidagi kaitseb meid või ikkagi kaalub see üle, et me oleme nii agressiivse aktiivset küberkuritegevust tegeva naabri kõrval, et kumb see kumma üles nagu kaalub, kas meie väiksus kaitseb meid või vastupidi selle tõttu, et me oleme siin, ei ole sellest väiksusest mingit kasu? Kaks küsimust ühte pakitud, keeruline vastata, aga ma proovin. Et esimene pool, millele ma vastaks, on pigem see, et me ise ju oleme pingutanud viimased 30 aastat sellest, et saada jõukamaks, et mitte enam olla vaesed, et saada jõukamaks. No nüüd oleme edukalt mingil määral sinna jõudnud, kes paremini, kes halvemini, aga kuhugi me oleme jõudnud. Ja mida siis see pätt või pahalane... 30 miljonit on olnud ära võtta, eks ju. Aga mida siis see pätt või pahalane otsib? Ta otsib ikkagist lihtsaima vastupanu teed selle saagi või noosi saamist, hõlptulu. Ja kui sul ettevõtjana, ma nüüd ei lähe eraisiku tasandile, aga räägin siis ettevõtetest, vabandust, kui sul ettevõtjana on käive, mis on avalikult nähtav, 1 000 000 eurot. See tähendab 100 000 saab ju sult võtta. Ega sul kasumit ei pea olema. Käive on 1 000 000 eurot. Kui sa tahad jätkata sama käibega järgmisel aastal, siis järelikult sinult saab küsida 100 000. Et see on see loogika, mida siis see pahalane tihti kasutab. Ja seetõttu me peame siis arvestama seda, et miks RIA kogu aeg seda sama laulu laulab, et omagi infoturbepoliitikat, jälgige standardeid, jälgige parimaid praktikaid. Kui sa seda ei tee, siis varem või hiljem see laks käib ära ja sa ei saa seda oma põhiäri ajada, millele sa kogu selle, et härra Palm siin viitas ennem, et kust sa selles eraettevõttes selle raha võtad, et panna rohkem nagu sellesse kriisiplaani. No, IT-s on öeldud seda, et suurelt 10% sinu IT-eelarvest võiks tegelikult minna sinu infoturbesse. Ja tegelikult ei peaks IT-juht ja infoturbejuht sama olema, vaid nad peaks olema erinevate huvide esindajad seal juhatuse koosolekul. Üks räägib seda, et mul on vaja rohkem kiiremini, mugavamalt, paremini ja teine räägib seda, et oot, me peame ikka seda ja seda ka jälgima, et asjad oleks kõik korrektselt tehtud ja košer. Suur aitäh ettekande eest. Gert Auväärt, Riigi Süsteemide Amet.